Tere! Kuidas siis arvutada oma õnnenumber? Sain hiljuti selle info võrra rikkamaks, õigemini üleeile. Ma ei ole selle peale varem mõelnud. Mul on rohkem olnud huvi elude numbrite vastu, kuid õnnenumber kulub marjaks alati ära. Ma usun, et ka sulle, kuna sa tellisid selle. Ja ma nägin seda välismaa kanalil. Võta seda kui meelelahutuslikku, ära võta midagi liiga tõsiselt, võta mänguliselt ja ma taotlen, et sa tajuksid oma sisetunnet, mis on täpsemalt sinu jaoks ja kas on sinu jaoks õige, kas see kõnetab, kas see resoneerub. Mängi sellega, ära võta midagi liiga tõsiselt. Aga kui see toimib sinu jaoks, siis hoia seda, kasuta seda, tunne selle üle rõõmu, tänutunnet ja nii edasi. Hiljem ma räägin ka, annan sulle vihjeid, kus veel seda õnnenumbrit õigemini kasutada oma elus. Mitte ainult lotos, eks ju, vaid ka muus igapäevases elu virvarris, kuidas see enda kasuks tööle panna. Nii, ja kuna see oli välismaine kanal, kus ma sellise kingituse avastasin, siis nagu sa tead, siis välismaal vahel kirjutatakse kuu ennem kuupäeva. Ehk siis praegu on vaja sinu täis sünnidaatumit, täpset sünnidaatumit. Ilma kellaajata, kellaaega hetkel ei ole vaja, kuid kuupäev, kuu ja aastanumber, täisnumber. Ja nagu te teate, siis Inglismaal ja mujal maailmas kirjutatakse kuu ennem kuupäeva. On kummaline, aga nii tehakse. Sellepärast ma ei anna sulle ainult Eesti varianti, kus on kuupäev ees ja kuu järel ja siis aasta. Ei, sa ei pea neid kõiki numbreid kokku liitma nagu elude numbril. Ei, see käib teistmoodi. Aga siin on siiski täpsus, järjekord on oluline. Mu mõte on see, et ma tegin mõlemat pidi isiklikult. Ma tegin seda, mis originaalis mulle õpetati, et kuu on ees ja kuupäev järel ja siis aasta. Ja ma tegin seda ka Eesti versioonis, kus on kuupäev, kuu ja aasta. Ma kohe näitan sulle täpsemalt. Miks ma seda tegin? Ma mõtlesin, et ma teen need mõlemad läbi, sest õnnenumbreid võib olla rohkem kui üks. Ja ma tahtsin tunda, mis tulemus resoneerub minuga rohkem. Ja kindlasti ma kasutan neid mõlemaid ja vaatan, kumb mängib rohkem. Tegelikult need mõlemad resoneerusid minuga. Nii et ma võtan need mõlemad kasuks. Pluss ma võtan nende versioonid, kuigi seal välismaises sellises õpetuses ma sain, seal õpetati, et jätta kahekohaliseks numbriks, siis sa saad valida ka seda, et oma õnnenumbreid kombineerida. Ehk siis jätad kahekohaliseks, nagu originaalis mulle õpetati, liidad need kokku ja saad ühekohalise, mis on originaalne numeroloogiline õpetus. Ja sa võid neid mõlemaid kasutada, neid kõiki, nii välismaise järjekorra suhtes saadud number, sest see mõjutab see järjekord. Või Eesti oma, ka siis kahekohaline või ühekohaline. Või kõiki neid saadki oma Viiking Lotto numbri variandid 5 või mitu neid on kätte juba. See on 1-5. Ja eeskätt ma tahaksin alati oma inimesi minu lehel õpetada kuulma oma intuitsiooni siiski. Kuula oma intuitsiooni, mis nendest, kõik need, mis täna tulevad esile, kui sa neid kalkuleerid, ei ole juhus. Oled sa eestlane või välismaalane, see ei oma tähtsust. Mis sinuga resoneerub, on tähtis. Ja kõik, mis üles tuleb, sellel on oma märk, see ei ole juhus, eks. Sest ka väga palju globaalselt kasutatakse tõepoolest seda, et kuu on ennem, siis kuupäev ja aasta. See ei ole ainult Inglismaal nii, Ameerikas nii, see on väga paljudes kultuurides nii, et see on lisavõimalus. Nii, et ma toon sulle näite. Näiteks kuu
päev, aasta või päev, kuu, aasta või mõlemad. Pane oma numbrid nendesse. Mõlemad variandid pane ülevalt ja alla. Tee koos või eraldi. Ehk siis ma toon sulle näite. Toon sulle näite oma enda sünnidaatumist siis. Siis on selge. See ei ole elude numbri arvutamine, see on teine. Oota. Nii. Mõlemad variandid tee läbi, siis sa tajud ära, mis tulemus on sinu jaoks ja mis mitte. Arvatavasti suurema mõjuga on ikkagi see, mis on sinu sünnimaa stiil. Ehk siis see originaalne Eesti järjekord on võib-olla prioriteediga, aga eks sa vaata, see on lihtsalt lisanumbrina sulle ka tore. Aga kui sul on kakskeelne või rahvusvaheline perekond, siis mõlemad on täiesti okei ja niikuinii on mõlemad okeid. Me kõik oleme üks niikuinii. Nii, aga näe, mina olen sündinud siis 25. mail 1985. Okei? Sina tee oma. Täida oma, võta kohe paberileht, tee puust ja punaselt endale. Hea, kui need on ees ja vaatame. Nüüd tuleb see oluline osa, mis eristab. See ei ole elude numbri arvutamine. Elude numbri arvutamine, nagu sa võib-olla tead mu lehel, on see, kus sa liidad kõik need numbrid kokku. Ja seal järjekord ei olegi oluline, kas kuu on ees või kuupäev on ees. Niikuinii need numbrid üksikul liidetakse kokku, kuniks jääb üks number. Siin õnnenumbris aga on tähtis esimene ja viimane number. Esimene ja viimane number. Seega siin on järjekord tähtis ja siin jäetakse kahekohaliseks. Aga selle kahekohalise võib ka liita nagu originaalne numeroloogia 1, kuid arvesta siin kindlasti, siin tuleb õnnenumbrist tuleb arvestada suuresti ka ikkagi seda kahekohalist, kuna see ei ole elude numbri arvutamine. Ja mida sa siis liitma pead? Okei, kohe ma seletan täpsemalt. Mida sa siis liitma pead on esimene number kogu selles jorus ja viimane number. Viimane on siis su sünniaasta viimane number. Aga kui seal on 0 või kui alguses on 0 või lõpus on 0, siis selle õpetuses oli nii, et liigu järgmisel aastal, lausmatemaatika, eks ju. Kui on 0, peab olema vähemalt 1, on ju. Seega, kui on 0, siis liigu järgmisele astmele ja võta see number. Näiteks mul on siin 5. kuu, 0 on ees, ma pean võtma hoopiski 5 ehk järgmise. Ma liikusin. See on see, kui on välismaine süsteem ehk kuu on ees, maikuu on 5. kuu. Seega, ja liida need 2, algus ja lõpp. Näe, siin on mul niimoodi algus pandud, kus on kuupäev Eesti moodi. 25.05.1985. Siin ma pean liitma 2 ja 5. Siin algus ja lõpp ainult. Elude numbril tuleb kõik, aga õnnenumbris, sinu isikliku looduse poolt määratud õnnenumbris, algus ja lõpp, mis võtab kogu selle terviku kokku, seob. Välismaise variandi järgi on mul mitte 0, vaid järgmine aasta 5 ja 5. 5 + 5 ja 2 + 7 või 20, või tähendab 25, kokku tuleb 7. 2 ja 5 on kokku 25 ja 5 on 55. Seega minu õnnenumbrid on sellise õpetuse järgi siis, sellise mängulise õpetuse järgi 55 või 10 või 1 ja 25
või kokku liites 7. Huvitav on ka see, et 25 on mu õnnenumber Eesti selle järgi ja 25 on ka mu sünnikuupäev, aga see on arvutatud nende lõppudega. Et siin on huvitav sünkroonsus ka selle poolest. Ja kui sa jätad need kahekohaliseks ja see tuleb nagu ühesugused numbrid, näiteks minul tuli 55, siis see juba loob teatud mõttes mingi portaali ehk muutuste portaali, see mind väga kõnetab samamoodi, sest mul on tegelikult sünnidünaamikas viite, nagu sa näed, mul on hästi palju 5, kellaajas ka ja haigla numeroloogias, kui ma sündisin, järjekorra number ka ja siin tuli ka 55 kokku. Et niisugune portaal, õpetused, muutused läbi õpetuste, see on väga minu õnnenumber, eks ju. Ja 25 on mu sünnikuupäev on 25 ja 7 kokku on niisugune edasiliikumine, kaarik, et vaata, kui sa liidad selle kahekohalise veel omakorda kokku, siis sa saad rohkem õnnenumbreid lihtsalt. 55 ja 1 või 10. On ju? Juba on rohkem. Sa saad mängida, mis kõnetab sind. 25, number 25 väga kõnetab, aga ka 7 kõnetab. Nii et mul on tegelikult juba siin 4 õnnenumbrit. Ja kui ma hakkan mõtlema, 1 pluss 7 on kokku ka 8, mis on minu elude number. See on küll lisa siin, mis mul praegu spontaanselt avastasin, kuid mängi nende numbritega omavahel ja sa saad, sest need on õnnenumbriks määratud, sa saad nendega mängida. Elule meeldib, kui sa oled mänguline, tunned kergust, rõõmu selle üle. See töötab sinu kasuks siis, kui sa ei võta elu liiga tõsiselt. Vot, nüüd pane sina enda need. Kui on 0, esimene või viimane number on 0, liigu nii palju edasi, kuni sa saad kuni sa leiad sellise vähemalt 1-9 numbri. Näiteks, kui sa oled sündinud 2000, siis sa pead lausa 3 sammu edasi liikuma, et saada selle 2-ni. Okei? Selline variant. Ehk algus ja lõpp. Kuniks saad rohkem kui 0. Ja kus seda siis kasutada? Mina sain näiteks siin praegu arvutades lausa 4-5 numbrit, mis võivad mulle olla sellised kõrgvibratsioonilised, mind toetada. Need on looduse poolt määratud. Ja nüüd ma olen sellest teadlik, nüüd ma saan selle enda kasuks panna tööle. Ma saan seda õnnenumbrit kasutada väga lihtsatel viisidel. Loteriis, eks ju. Aga kindlasti ka manifesteerimisel, igapäevases manifesteerimisel, näiteks ma võin selle tavalisele üks kaardikesele kirjutada, kas ma valin ühe õnnenumbri siit välja või mõne või kõik kirjutan. See on kõik sinu enda teha, kuidas see resoneerub. Ja sa kirjutad selle numbri või need numbrid kaardikesele, paberilehekesele ja paned oma rahakoti vahele. Või mobiilitaskusse või kotti väikesesse taskusse pistad. Kannad endaga õnnenumbrid kaasas. Võib-olla tahad lisada sinna ka poolvääriskivisid, kristalle, selle energia vähestamiseks veel ja nii edasi. Või kaunistada, joonistada sinna ümber midagi veel, panna sinna oma hing. Veel võib seda panna niisuguse nagu klaasi või tassi alla kirjutadagi. Markeriga. Kuldse, hõbedase, musta markeriga kirjutadki selle. Permanent. Püsimarkeriga kirjutad võtadki ühe sellise lakitassi ja kirjutadki oma selle õnnenumbri, mis kõige rohkem kõnetab. Sinna tassi alla täidad veega, kohviga ja iga kord, kui hommiku kohvi jood või klaasi vett võtad,
mõtled oma unistusele, täidad selle oma tunnetega läbi kätte, saadad oma unistused sinna ja see on seal tassi all, aktiveerub teadlikkusega. Ja siis sa võid ka teha nii, et sa võtad küünla. Isegi küünla värv on oluline, oleneb mida sa soovid või soovid manifesteerida, kirjutad küünla alla markeriga. Või võib ka graveerida, eks ju, selle numbri, oma õnnenumbri. Ja süütad selle küünla ja äratad oma soovi, oma unistuse ja lased selle küünlal kas lõpuni põleda või iga päev mingi 21 päeva natukene lasta põleda. See võib olla suur küünal, see võib olla väike küünal. Kasuta oma sisetunnet, oleneb ka soovist. Et see on ka üks viis. Õnnenumbri võib ka endale tatoveerida, kui sa soovid. See saadab sind kogu elu. Ja nüüd sa saad arvutada nii enda õnnenumbrid kui ka oma lähedaste õnnenumbrid tänu sellele õpetusele. Mind see väga kõnetas. Number 7 on mind terve elu saatnud. Number 5 on mu sünnikoodi kirjutatud. Kui sa oled lugenud mu Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, siis sa tead, mis ma mõtlen. 1 ja 10 oli mulle üllatus. Eks see 5+5, eks ju. Kui ma tahaksin selle 9 kohaliseks. See on leadership, see on raha, energia ja 5 on õpetused, muutused läbi õpetuse, transformatsioon, alkeemilised muutused ja nii edasi. Ja see 25, eks ju, on mu sünnikuupäev tegelikult. Algus ja lõpp kuidagi mängis nii toredasti siin ka. Et see 7 on mind läbi elu, mu sünnikodu oli number 7-ga, 4 ja 7. Ja see, kui ma need 1 ja 7 kokku panen, on 8, mis on tegelikult minu elude number. Nii et see, nagu siin on tervik, kui sa saad aru, aga see on selline maagiline tervik. Ja kui sina ka midagi sina avastad, mis on huvitav, anna mulle tagasisidet, kirjuta mulle, mis sa said, kuidas sa seda kasutad oma igapäevaelus ja nii edasi. Et võid neid õnnenumbreid paigutada oma elus erinevatesse kohtadesse meelde tuletuseks sulle. Et ei pea ainult lotole lootma jääda, võib ka lihtsalt manifesteerida klaasi veega, klaasi joogiga, küünlaga. Võib-olla sul on veel erinevaid toredaid mõtteid. Et absoluutselt. Näiteks, kui sa teed mingeid valikuid või ostad kodu, müüd kodu, ostad kodu, vaatad, üürid kodu, ka aadressinumbritel võib olla see sinu jaoks universumi märk, võtta see sealt selle valikuga. On see kodu või mingi muu valik, kus on numbrid või arve, eks ju. See kõik on meeldetuletus universumilt tänutunne, midagi sa oled õigesti teinud, see on sünkroonsused. Et oska seda märgata, siis sa aktiveerid isegi rohkem seda õnnenumbrit. Nii et anna mulle teada, ma loodan, et sa said aru, kui on küsimusi, küsi, kui on midagi segast, jäin võib-olla midagi kahe rea vahele kuhugi õhku, küsi julgesti, aga selline oli siis see oma õnnenumbri või numbrite valik. Kõige prioriteetsem selle õpetuse järgi on siiski sinu kodumaa järjekord ja 2-kohaline. Õpetus oli, et jätta 2-kohaliseks, sest see ei ole elude number. Kuid sa võid olla mänguline, mina ütlen, et sa võid olla mänguline, mida rohkem, seda uhkem. Ja kui sind kõnetab näiteks hoopis teine variant, absoluutselt kasuta seda. Sa pead tundma ennast hästi, su keha, meel ja hing peab ära tundma selle sinu õnnenumbri. See peab resoneeruma sinuga kui tervikuga. Ja mida rohkem seda uhkem, eks sa anna teada, kuidas sa kasutad, mis sa said, kas see kõnetas ja nii edasi. Ole hoitud, ole kaitstud, kohtumiseni.